Eesti õigusruumis sellist terminit kui spordikorruptsioon ei leia ja ei ole ma leidnud seda ka kuskilt teiste riikide õigusnormidest, aga käsitleme siis spordikorruptsiooni kui terminit siis tulenevalt sellistest rahvusvahelistest uuringutest, kus siis spordikorruptsiooni alla on siis koondatud siis sellised vormid nagu siis dopingu kasutamine, altkäemaks, kokkuleppemängude organiseerimine, siis siseteabe ärakasutamine ja rahapesu. Neid siis rahvusvaheliselt on käsitletud siis spordikorruptsioonina. Need dopingut, eks ju, me teame ju hästi, dopingus me räägime siin juba pikka aega meie spordis ja eriti nagu suusatamises, et see ei ole nagu võõras teema. Siis kokkuleppemängude teema nüüd on rahvusvahelises ruumis on hästi tuntud ja kasvav selline kuriteoliik. Eestis me oleme sellest kuulnud küll vähe tavalise sporditarbijana, aga on jõudnud see ka Eestisse ja ilmselt me kuuleme sellest rohkem ja rohkem, et see on selline kasvav kuritegevus spordimaastikul. Altkäemaks on nagu ikka klassikaline, siin ta lihtsalt spordivaldkonnas siis tuleb esile siis kas siis spordiametnike vahelistes tehingutes, ta on rahvusvaheliselt me teame, see on ju läinud kuni rahvusvahelise olümpiakomiteeni välja, kus siis on altkäemaksu eest siis ostetud mängude korraldamise õigusi ja päris suurel tasemel, siis kõrgel tasemel. Aga samas ka võib olla ka mingi kohtuniku äraostmine, mingi klubimängija äraostmine, et see midagi sellist uut ei ole. Siseteabe ärakasutamist, seda tihti seostataksegi siis kokkuleppemängudega, ehk siis saamaks seda siseinfot mingi võistkonna kohta, et milline see koosseis on, milline see tase on, kas seal on mingi tippmängijad nagu vigastatud näiteks, siis selle teabe pinnalt siis on võimalik teha siis panused kihlveokontorites näiteks või siis leppida ka kokku mingites mängutulemustes. Ja rahapesu, kuna spordivaldkond ja see spordikihlvedude valdkond on ju meeletu maailmaruumis ja need summad on nagu suured, et seal on kuritegelik maailm on leidnud sellise lihtsa mooduse, kuidas siis seal raha pesta, sõlmides kihlvedusid, pannes sinna raha, saades sellega siis tulu, on see tulu nagu legaalne, eks ju, kuna tuleb juba siis läbi nagu kihlveo tagasi, et jällegi sellises rahvusvahelises ruumis on see päris suur kuritegevuse vorm spordimaastikul. Nii et me võime küll arvata, et Eesti on nagu küll väike ja meil on nagu sportlasi võib-olla vähe ja raha nagu vähe, aga me oleme üks osa sellest maailmaruumist, sellest spordiruumist, et me ei saa kuidagi vaadata mööda, et see spordikorruptsioon on meie õue peal täpselt samamoodi nagu ka teistes riikides. Ja kui toome näiteks siia veel mõne väikeriigi, siis meie üks naaberriikidest Leedus siin ka oma sellises magistritöös tõin välja või leidsin selle info, et kuna Leedus näiteks kokkuleppemängudele tähelepanu varasemalt ei pööratud, kuna arvati, et sellist kuriteo vormi ei olnud, aga siis tulenevad sealt ühest mängust tulenevad kahtlusest hakati uurima, tehti üldse uuring siis spordirahva seas, siis tulemused olid ikka väga vastupidised, et sealt tulenevad ikkagi praktiliselt iga 5. jalgpallur ja iga seal 7. korvpallur oli kokku puutunud kokkuleppemängudega või siis olnud osaline seal, et seda enam ei saa väita, et see on mingi suurriikide probleem, et väiksed riigid seal ei ole osalised, et oleme ikka küll. Seal on nagu need motivaatorid on muidugi erinevaid, et üks motivaatoritest kindlasti on
on need sissetulekud ja toetused, mis tulemused annavad. Teine on ka see, et olla lihtsalt, kõik ei saa olla tipus, eks ju, aga nagu olla kuskil pildis, teenida mingit kas või sellist keskpärast sissetulekut ka selle nimel, need viimased meie suusatajate näited, kus ühiskond heitis nagu ette suusatajatele, et nagu kes olid nagu viimase ešeloni mehed, eks ju, et miks nad siis tarvitasid keelatud aineid, et nad nagu nii oleks kunagi saanud poodiumile, siis nii palju kui mina olen aru saanud, siis tegelikult see motivaator oli seal see, et näidata tulemusi, olla pildis, pälvida sponsorite tähelepanu, läbi selle siis teenindagi sellist vähemalt mingit keskmist sissetulekut, olla pildis, käia võistlustel, et tihti ei peagi olema see esimene teine koht, see, mis siis motiveerib, ja kui me läheme sinna nüüd rahvasporti, siis seal täpselt samamoodi, et tihti need motivaatorid on lihtsalt olla naabrist parem, see on ju omane, et ma tahan ikka naabrist kõvem olla ja tugevam olla. Ja esialgu, kui selleks tarbida või korralikult trenni teha ja sporti teha ja korralikult toituda ja võib-olla mingi vitamiine sinna juurde võtta, siis see nagu õnnestub. Aga mingi hetkel tuleb see lagi nagu ette, kus võid äkki naabrile nagu alla jääda. Kas siis tulenevalt sellest, et naaber lihtsalt on tugevam või teeb rohkem sporti või mingi muul põhjusel. Aga siis ei lepita sellega ja siis juba vitamiinide pealt minnakse üle kangemate ainete peale ja nagu teab, et see nagu ei olegi selles nagu teadlik tegevus, et ma nagu petaks kedagi vaid see on lihtsalt selline nagu tahtmine olla parem ja kõik seda teha kõik selleks, et olla parem, et mõtlemata selle peale, et see tegelikult on pettus ja veel oma tervisele mõtlemata, et paraku jah, et see on nagu lihtne tulema. Siis me peaksime minema tagasi sinna Vana-Rooma aegadesse gladiaatorite võitlusesse, siis kus siis vaatame, kes siis lõpuks ellu jääb, et kui me selle päris niimoodi lahti laseme, et igaüks võib siis tarbida, mida kätte saab, peaasi, et see tulemus parandab, et lõpuks ongi ilmselt see, et finišisse jõuab siis see, kes ellu jääb, et ilmselt seda me nagu ei oota ja ei eelda. Ja mis puudutab nagu võrdsusesse, siis me võrdsuse kaotame ikka ju täielikult ära, et kui me võrdlemegi siin mingi väiksema riigi võimalusi soetada, osta, välja töötada mingit dopingainet mingi suurriigiga, siis meil ei ole mõtet korraldada Euroopa meistrivõistlusi, maailmameistrivõistlusi, rüppemänge, siis võivad need olla mingid suurriikide mängud või mis iganes see nimi on, et mingist võrdsusest me seal nagu enam rääkida nagu ei saa. Maailma dopingumängud? Maailma dopingumängud, on ju spordialasid ju ka, kus ei keegi kontrolli midagi ja võib tarbida mida iganes, aga need ei ole ka sellised populaarsed spordialad ja ammugi mitte mingid olümpiaalad. Jah, kokkuleppemäng, kui me vaatame siis sporditarbija koha pealt, et miks me läheme mingit võistlust vaatama või miks me vaatame seda televiisorist, siis me läheme seda ju tegema sellise emotsiooni ja põnevusega, et kes võidab, kes on tugevam ja mismoodi see võidetakse. Seal on vahepeal palju emotsioone, palju draamat ja traagikat, aga see kõik on nagu selle nimel, et lõpuks välja selgitada, kes on parim, kes on tugevam. Et seda emotsiooni me sinna tarbima läheme. Aga siis kokkuleppemängude puhul on siis tehtud siis see varasemalt see kokkuleppe, milline võistkond siis selle mängu võidab. Seal on nagu kaks motivaatorit, et üks motivaator on siis see, et kuna spordimängude tulemuste ja läbiviimise peale
veetakse kihlveokontorites ikkagi meeletute summade eest kihla üle maailma. Need kontorid on Euroopast Ameerikani ja Aasiani igal pool, ja kõik ka Aasias olevad kontorid veavad kihla Eesti liiga mängude peale, et see ei ole nagu selline meie põllu teema. Et siis kui on teada, et mängu tulemus on teada, siis kihla veetakse kui mingi siis ennustamise või panustamise peale, et milline mäng või milline võistkond võidab, eks ju. Ja kui on siis grupp inimesi, kes teab, milline võistkond võidab, ja siis vastavalt sellele tehakse ka panused ja tänu sellele siis teenitakse märkimisväärselt tulusid, eks ju, kuna tulemus on teada aga tegelikult see on nagu selles mõttes siis selline teguviis või selline rahaline tulu ja rahaline kahju siis kihlveokontoritele, aga tegelikult mis sellega tehakse, sellega petetakse kogu spordihuvilist seltskonda, kogu fännindust, et kui me teame juba, kui meie fännidena ka teaksime, et milline võistkond võidab, et siis me ju ei lähe seda mängu vaatama, või me ei lähe nagu seda selle emotsiooniga, ilmselt me ei läheks seda üldse nagu vaatama, et see on ju sõna selge pettus, et meid kutsutakse vaatama, me ostame pileteid selleks, et seda emotsiooni saada ja seda lõpptulemust nautida, aga tegelikult on meid nagu petetud, et tegelikult see kahju on nagu väga suur. Rääkimata see, et seal veel siis ju tegelikult kahjustatakse nii riigi mainet, sponsorite mainet ja nii edasi, et tegelikult see kahju on suur. Aga kuna see tulu on sellega väga suur, siis on see väga ahvatlev. Sellega seoses siis on juhtumid, kus mängijad ise lepivad kokku, et anname selle mängu ära näiteks, et siis kas siis ise või läbi oma tutvusringkonna siis lepitakse kihlveokontorites või pannakse panuseid või siis on siis kuritegelik maailm siis oma käe sinna ulatanud, kes siis pakuvad siis mängijatele mingid siis hüvesid või altkäemaksu, et see mäng ära teha või ka kohtunikele teinekord, et see selline kuriteovorm pakub kuritegelikule maailmale päris sellist suurt huvi. Teine motiiv on see, mis ei ole küll nii kuritegelik, aga ikkagi tegelikult on pettus, on see, et kus siis võistkonnad omavahel lepivad kokku, et kui näiteks ühel võistkonnal on vähem potentsiaali kuskil edasi liikuda mingisse järgmisse liigasse, siis lepitakse kokku, siis seal ei peagi olema mingid hüve vahel, vaid et umbes selline vorst, teinekord aitab mina sind, et selle mängu võidaks, saaks oma punktid ja pääseks edasi järgmisse liigasse. Aga samas ikkagi me võime sellega numbrites ümber panna, siis iga see järgmine liiga ilmselt tähendab ka eriti jalgpallimaailmas, tähendab päris suuri summasid siis alaliitude poolt ja ka siis võidurahasid ja võidufondi, et see ei ole ka nii väga süütu, kui paistab, ja jällegi sellise spordivaataja vaatekohast on jällegi tegelikult ju pettus, eks ju, kuna mäng on kokku lepitud, kõik see seltskond teab, kes võidab, siis lihtsalt petetakse meid, et tulge vaatame, kes võidab, kuigi see on nagu juba kindel. Ja samas tänapäeva sellises globaalses maailmas ja online maailmas ei lepita kokku ainult mitte siis võidu peale või tulemuste peale, vaid lepitakse kokku kõik võimalike mängusituatsioonide peale, et millisel minutil milline värav või millisel minutil mingi kollane kaart või näiteks, ja siis kui nüüd vaadata neid siis videosid, siin on need monitoorimissüsteemid on täitsa olemas, seda teenust saab osta siis nendelt ettevõtetelt, kes siis seda monitoorimist teevad ja siis hiljem siis analüüsivad need mänge, kui siis vaadata neid situatsioone, kus on siis ilmselgelt on siis tegelikult tegemist kokkuleppimisega, et see värav sinna saada, siis on see kohati ka koomiline, et need inimesed, kes ikkagi seda mängu kui need reeglid nagu teavad, siis vaadates nende mängijate käitumist ja positsioneerimist seal, siis on see ikka koomiline, see paistab nagu ka silma,
ja me oleme neid ka siin koolitustel kasutanud, noh, kuna selles mõttes on see pettuse vorm selles mõttes hästi õpetlik, et paljud neist ongi juba videosse võetud, mängud on videos, seda tagantjärgi saab näidata ja analüüsida, et see on nagu kohati ka nagu hea õppematerjal. Et ühelt poolt sellise teadlikkuse tõstmisega tegelemine alates siis juba noorsportlastest, kes siis õpivad spordigümnaasiumites ja spordikoolides, teiselt poolt siis monitoorimine toimuvast ja kolmas pool siis nii-öelda siis uurimine ja sanktsioneerimine, et need kolm asja käivad kõik nagu käsikäes. Aga mis puudutab Eestit, siis mis nagu silma jäi, oli see, et tegelikult Eestis alaliitude lõikes Eestis tase on hästi erinev, et ongi selline kergejõustikuliit ja jalgpalliliit, kes on rohkem rahastatud, neil on rohkem võimalusi ja nad on ka rohkem ette võtnud ja rohkem sellised tegevusi kasutusele võtnud. Aga samas neid samu asju võiks kasutada vabalt ka ristkasutusena teistes spordialadel, näiteks seal mingid sellised e-õppeprogrammid, mida läbida, mis oli Kergejõustikuliidul, mida läbides sportlane saab üldse sellise sertifikaadi või numbri, millega ta pääseb üldse võistlustele, eks ju, et ta on selle programmi läbinud, ta on mingisuguse teab ikkagi saanud nendest ohtudest, riskidest, et ja kui sa seda ei tee, siis sa nagu võistlusele ei pääse, eks, et samamoodi täpselt sama asja võiks tegelikult kasutada ka teistele spordialadel. See oli küll nagu dopingupõhine, aga seda samamoodi võib laiendada siis ju kokkuleppemängude põhiseks, mis iganes siis spordipettuste põhiseks, et need asjad kindlasti kasutusele nagu võtta. Siis mis puudutab nagu seadusandlust, et siin on nagu nii ja naa, et selline distsiplinaarkaristus ja distsiplinaarne juurdluse pool ja see kõik on Eestis minu arvates väga hea, et sellega tegeletakse, neid tuvastatakse. Need karistused on sportlase jaoks päris karmid, siis 2 aastat, 4 aastat või siis eluaegne võistluskeeld. Et sellega võib täitsa rahul olla, aga samas see minu arvamus vähemalt, et selline kriminaliseerituse poolt või selline kriminaalvastutuse pool on jäänud nagu tagaplaanile, et kui me võtame näiteks dopingu tarvitamist, siis jah, me oleme kriminaliseerinud dopingule kallutamise ja oleme seda normiga nüüd täiendanud selle Seefeldi skandaali raames, aga me praegult kriminaalvastutusele ei võta dopingu kasutamist, eks, et meil küll ei ole täpselt sellist normi, mis on teistes riikides või paljudes riikides on see nagu olemas. Eestis me saaksime kasutada kelmuse paragrahvi ehk sel teemal, aga keegi ei ole seda nagu ka proovinud, et samas on see kelmuse paragrahv on ikkagi praegult nii üldine, et sinna alla võiks näiteks dopingu kasutamist ikkagi proovida. Ja mis selle nagu mõte on, ühelt poolt ongi see selline preventiivne, et kui sportlane teab, et sellele järgneb ka kriminaalkaristus ja kriminaaljuurdlus, et siis võib-olla seda sammu ka nagu ei astu, eks. Aga teiselt poolt, kui me vaatame nüüd seda, kuidas me nagu käitume praegu, et nende distsiplinaarjuurdlustega või distsiplinaaruurimistega ja distsiplinaarkaristustega me põhimõtteliselt nagu raiume need lohepäid nagu maha, et jah, dopinguga jäid vahele, A ja B proov mõlemad positiivsed, paki asjad, võistluskeeld, me ei taha sellest rohkem midagi nagu kuulda, eks. Ja nii järgmisega, eks ju, aga me ei jõua nagu sealt edasi, et kus need dopinguained tulid, eks ju, et kes teda siis nagu kallutas või kus see nagu võrgustik on, et me kuidagi nagu üritame selle kähku nagu enda põllu pealt nagu ära saada, aga edasi või süviti nagu ei tegele, et läbi selle me jõuakski nende võrgustikeni, nende kallutajateni, et ma arvan, et siin tuleks ikkagi kas siis kõigepealt selline õiguslik analüüs sinna teha, aga ma arvan, et siin valdkonnas tuleb päris sellised jõudsed samme astuda.
Jah, ja oskan ka öelda, et kuna nüüd värskelt siis on loodud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus käivitub, siis nad tegelevad ka aktiivselt selle teabe poolega, et kuidas siis on võimalik neile teada anda selle vihjekeskkonna loomisega ja nende infotehnoloogiliste lahendite leidmisega, et kindlasti üks äpi variant on seal ka laual. Aga mis seda sellist teavitamise poolt nagu puudutab, siis ma ise olen nagu mõtlenud seda, et miks see vilepuhumine ja kogu see selline teavitamise pool on selline negatiivse varjundiga, et kuidas seda nagu muuta, et eks Eestis on siin selliseid kurbi kogemusi ka olnud, kus need vilepuhujad on nüüd ätte jäänud ja meediaristule alla jäänud. Et kuidas siin võiks seda nagu paremaks teha või kuidas seda võiks nagu selle info valdajale nagu mugavamaks teha, ja kui ma nagu hakkasin vaatama nagu neid siis Google'is siis neid üleskutseid, kuidas siis kutsutakse vihjed andma või teavet andma, enam-vähem, et ongi vilepuhumine, siis on seal speak up, eks ju, ja anna teada ja tule räägi ja kuidagi see tundus natuke nagu agressiivne, et kuidagi me nagu hullult pushime, et sa pead tulema ja rääkima ja kuidagi, et aga samas me nagu ei keskendu sellele, et nagu uuringud näitavad, et tegelikult mida vilepuhujat või siis seda info omanikku kõige rohkem nagu huvitab või motiveerib infot andma, on see, et see konfidentsiaalsus on tagatud ja see, et selle vihjega midagi edasi tehakse, eks, et see on kõige olulisem, et minu selline ettepanek spordiinimestele oli just see, et keskenduda sellisele keskkonnale, et mina nimetasin seda nagu spordivalvur, et on olemaski organisatsioon, on olemas keskkond, kelle eesmärk, kelle ülesanne ongi olla spordivalvur, valvata selle eest, et sport on aus ja puhas ja kõik selline teave ja informatsioon, mis seda ausat sporti kahjustavad, on teretulnud. Ja see organisatsioon on see, kes tegeleb selle infoga, kes monitoorib seda, kes analüüsib seda ja tagab konfidentsiaalsuse, et see info omanik ei pea nagu selle pärast nagu muretsema, et kas ta on selle andnud õigele instantsile, kas see on konfidentsiaalne, et kas või mis selle vihjega nagu tehakse, kas ma ikka peaks nagu rääkima, et kui sa annad selle info või selle teabe edasi sinna spordivalvuri keskkonda, siis nemad on need, kes siis vastutavad selle eest, annavad sulle tagasisidet, et see on just nagu keskendunud selle info nagu sellise koondamisele, analüüsimisele ja tagasiside, et just võtta nagu sellelt info omanikult selline vastutus ära või selline hirm ja kartus ära, et äkki see on nagu selline nagu puhver, mis annab inimestele võimaluse lihtsamalt oma valduses oleva info ilma kartmata, ilma pabistamata edasi anda. Et praegu see nagu kogemus nagu näitab, et tegelikult seda infot esiteks ju on, ja seda isegi ei teata, kuhu nagu täpsemalt saata, et kui ongi mingisugune kahtlus, siis see info saadetakse laiali praktiliselt igale poole, et peaasi, et saaks selle nagu kuskilt siis inimestel on nagu selles südametunnistus on olemas ja nad tahavad nagu aidata, aga ei teata, kuidas seda infot anda, kuhu seda anda, et kui see oleks sellises keskkonnas nagu kokku koondatud, ma arvan, siis on see tulemus mõlemale poole väga kasulik.